ma igaks juhuks teen, äkki mul läheb vaja ühe plaksu, äkki mul on vaja editimise jaoks, aga ma arvan, et ma saan ilma hakkama, sest tavaliselt see on see, mille järgi see käib see küš. Aga... mis oli see laul mingi, et kui sul tuju hea, siis käsi kokku. Aga meil on see hundi, see, kui sul tuju hea, siis siidripurgid, õllepurgid. Nii, kuule jah, nendega tegelikult, ma saaksin neid teisi klappe ka kasutada, aga tere kallid vaatajad, tere tulema siis eksperimentaalepisoodi. Põhimõtteliselt see on, tehnika peaproov oli ära. Tehnika peaproov oli ära Eurovisiooni kommenteerimise ajal, aga siis nüüd on selline, kus ma ütleksin, põhiproov on ka spetsiifiline see meie just katse, et kas ta toimub. Me tegelikult, ma tahtsin täna väljas filmida ja katsetada, meil on setup, meil on kaamera teine, nagu te näete, kui te vaatate. Teie praegu ei näe, meil on uus standik kõik asjad, aga ja mikrofonid on meil need väikesed, mis sa saad endale kinnitada. Aga point ongi selles, et ma oleks muidu õues täna filminud, aga ilm on sitt. Nagu väga rõve on väljas. Siukene ikkagi, eile oli juba suur vihm ja täna on ka kohutav vihm. Et mina üldse jah, selle poolt ei ole. Võtaks seda vihmapladinat siis ka nagu sisse või? Ta võtaks natukene. Kui sa tahad seda autentsust, siis me võime siia selle akna lahti teha ja siis on kuulda. Ja siis on seda autode müra ka kuulda. Et ta ei peaks nii palju sisse võtma. Aga lihtsalt meil endal oleks rõve. Ja endal oleks rõve, jah. Ta on natuke, ta päris suur kobakas siin, ta nagu tunned seda, võib-olla jah, ma pean need väiksemad otsad sinna muretsema, aga see on ka kergesti tehtav. Seal oleks ainukene see reassure, ma tean, et ma panin rekord, aga vaata, kuna seal ei ole tulukest. Ja muidu ta näitavad mulle tulukest, mul on vaja seda väikest tulukest, et ma teaks, et kõik on korras. Jah, kui sa oled harjunud mingi asja, ma olen terve selle aja terve episood stressis, mul ei ole telefoni, ma ei saa infot vaadata järgi, ma ei saa mingeid rõvedaid fakte välja kergesti saada. Seda küll, jah. See on kogu mu võim on mu käest võetud. Et lihtsalt hakkama saama sellega, mis sul pähe on talletunud. See on võib-olla veel hullem variant. Liiga toorelt lähen peale, kui sa tead, et ma olen see I've been the monster all along. Aga ma teen meil episoodil algus ära. Nagu külapoe müüja on vaikselt ja rahulikult saatuse laagrisse ajatelgi püsti pannud. Nõnda on ka tänane episood alanud. Mina olen Karl-Laari Varma ja minuga siin stuudios nagu ikka Hardo Asperg. Hei, hopsi sulle, tere. Täna siis jah, oleme veel stuudio selles, meil on siin mikrofon lihtsalt butafooriaks. Tausta, misantseen. Midagi silmailu. Väga peen termin, misantseen ja väga õige seukene. Ma viskan sellega käest, sest nagu kõrvast ära lihtsalt vaatama, las ta mul siin kõrval on. Ma saan vaadata, et ta toimib. Ja see on kõik, mis mul vaja on. Aeg-ajalt viskad pilgu peale. Jah, kui siin 2 punast tulukest on, mõlemad on peal, siis on kõik cool. Kui on 2 punast triipu, siis oled rase. Oi. Kuule, podcast sünnitab. Hoidke 9 kuu pärast siin pilku peal, mis siin podcastis toimub. Või siis, kui on üks pikk triip, siis on nagu flatline. Siis on läbi. Hei, hopsi montaaži, Karl siinpool. Lihtsalt kiire vahele märkus, et põhimõtteliselt heli on mõni minut pekkis. Palun andestust, ma panen, kui te olete YouTube'is vaatate, siis ajakood on all olemas, kust läheb korda, kui te ei taha seda katkist osa kuulata. Aga õppetund oli see, et hoia neid klappe kogu aeg peas ja vaata, kas vahepeal paned mingisuguse mikri valesse kohta või midagi seal oli. Minu heli oli nagu täiesti pekkis, nii see kuulete Hardo mikrofonist mind, aga see oli ikka see teine variant oleks veel rõvedam olnud. Aga nüüd tagasi podcasti. Ja paljud arvasid, et vahepeal juhtus, aga lihtsalt väike paus, nüüd oleme tagasi, nüüd oleme natukene juba järjepidevamalt episoodi üles ka tulnud. Ja loodetavasti niimoodi jätkub, et suvetuur on siuke raskem, aga selle jaoks mul ongi seda setupi ma tahtsingi, et suvetuuri siis läks ka, et eks me vaatame, kuidas me selleks ennast valmistame ette. Ja.
et ma tahangi, mul on palju plaane, ma tahaksin käia kuskil ringi vaadata ja väljas teha ja viktoriine muudes kohtades kui siis stuudios ja sükest asja, et see kõik võtab aega. Paneme suvetuuri ajal, paneme publikule need külge siis. Filmime ise endas ette, saame mingi naeruga kätte siit. Lõpuks kellelegi lihtsalt muidu meil on see Raidol olid väga huvitav, ise ehitas endale ju mikrofoni, mis nägi nagu kõrva välja, see pea kõrvakujulistega. Yeah. Kas ta 3D printis või kuidas ta oli või ma... Kas lõikas kellelgi kõrva maha? Nägi tänaval mingit tüüpi, kellel on hea suur kõrv. Ma pigem tahaks tema puhul ette kujutada seda, et ta nagu kuskil nagu noaga tahub või ihub seda välja puidutükki sees. See kõrv rääkis tema. Seda kätte saada. No... see on see plaan, aga suvetuur on meil tulemas. Täna lähevadki üritused, nagu me räägime, siis üritused lähevad laivi samal ajal. Nii, mul on ka selle üle kontroll puudub, nii ma olen topelt närvis, sest ma tegelikult pidin teile üles minema, et ma tänaseks oleks kõik nagu cool, aga no siis vaatame. Jah, et päris palju, meil on praegu peaaegu natukene alla 40 ürituse tuleb, aga sinna võib juurde tulla. Kui te ostate piletit välja, siis tuleb lisaetendusi ka. Kui ei, siis ei tule. Siis suhtes tasub olla proaktiivne, et kui on ikka mõte tulla, siis ostke pigem kiiremini ära. Siis meie teame ka, kuidas me nagu seda asja planeerime juurde ja niimoodi, et praegu ta 30. juunil hakkab Võsul peale nagu ikka ja sul on kenasti Võsu müts ka peas vastavalt sellele. Aga ostetud Võsu mingist suveniiripoest. Toetasin kohalikku majandust. Väga tubli. Seal on küll see üks puika, mis müüb nagu särke ja mütse. Ja ma eeldan, et 80% ongi lihtsalt Võsu peale kirjutatud. Mis on nagu seal, mõnel on võib-olla käsmu pandud ja siis keegi nagu fui, sa seda siin müüd või? Ka välja Võsult. Siis on peale teibitud lihtsalt kirjutatud pastakaga Võsu. Tõmatud ja see maha, see lihtsalt see suurelt käsmu või mis iganes. Seal on, ma kujutan, Käsmu on ju see, kus on see lähedal vist, eks? Et seal on see, ma kujutan, et neil on see beef oma Võsu versus kähmlused käivad lausa. Jah, Võsu, ma olen paar aastat järjest, ma olen võtnud rendiratta ja siis sõitnud mööda seda kergliiklusteed mööda mere äärt Käsmusse. Seal on kohe kenasti tehtud siuke tee, väga nice. Sealt on jah niuke kaunis sõit ja Käsmu on ise ka nagu niuke ilus, kuigi ja need suht teise vaibiga nagu kui Võsu, ütleks. Tasub külastada. Käsmul on vist merendusmuuseum, ma tahaks öelda, või mingi siuke. See on kunagi esinenud olen. Esinesin Hesburgeri töötajatele. Need, kes olid nagu, siis ei olnud veel, see oli Burger King. Ja see ei olnud nagu see Burger King, mis on igal pool praegu, nüüd see oli siis, kui ainult laeva peal on. Ja see oli huvitav, et lähme siis merendusmuuseumisse, kui te olete laevatöötajad. See oli nagu väga siukene huvitav. Tunneks ennast mugavalt koduses keskkonnas. Aga veider oli see, et kui see laevandusmuuseumis läks, siis see ei õõtsunud. Oleks jah. Ma oleks eeldanud, et mingi laine see ikka töötab. Keegi oleks võinud roopida seal lihtsalt. Nii purjus. See ongi tema töö olla ülipurjus ja siis kettida. Jah. Laevatöötaja, kes muidu ei suuda nagu laeva peal töötada, kui ta ei ole purjus, siis ta kõnnib sirgelt. Jaa, täpselt. See oli, Tänniga oli niimoodi, kui me olime selle Rootsi kruiisi, kui me tormiga merel olime. Ja siis see tobe oli tormi, siis nagu tal oli see, et õõtsumine, aga siis ta hakkas jooma õhtul. Siis läks korda, siis oli otsa kõndimine. Siis ta nagu balance'is ennast välja sellega. Aga pärast järgmine päev nagu tavamaa peal olles, siis tal oli raskem isegi. Siis tal nagu ikka veel õõtsus kõik, siis torm oli nii rättis. Peab sama tegema. Kaval olema, sa pead nagu ja no muidugi. Kasutama käes olevaid materjali endaga. Ja need on põhjusega ja need kõik need pudelid sinna pandud. See oli niisama alla hinnatud, see on niimoodi medikamendina. See on ravi otstarbeline. Need on need suured kommid on ka veresuhkru pärast.
ja suitsud on muudel põhjustel, mida ma praegu, seda on raskem seda. Kõik on mingi tervisekaitse eeskirja pärast seal niimoodi. Muud ei tohigi müüa tegelikult. Yeah. Seal Stockholmi laeval, seal on ka mingid need mänguautomaadid. On küll ikka, jah. Aga ei mäleta, neid nii palju ei olnud vist isegi. Nagu Soomes see on suurem teema. Soomes on suurem, Soomes on igal pool neid ka, poodides ja asjad. Ja mingi R-kioski tüüpi kohas on lihtsalt see masin, kus sa saad taga istud. See oli nii naljakas, sest see oligi nagu Lappenrantas oli ükskord nagu see lapsehoidja teemaga ja siis seal oli elamumajad, põhimõtteliselt mitte Lasnamäe, aga nagu natuke viisakam, aga põhimõtteliselt magala rajoon ja seal oligi lihtsalt putka. See oli kohalik pood, kus sa saidki saia, seal oli 2 riiulit, said niimoodi, aga siis suurem sektsioon sellest oligi, kui saiad ja asjad olid lihtsalt masinad pannud ja alati keegi mängis. Iga kord lihtsalt ma mäletan, ma läksin sinna, ma juba teadsin neid inimesi, kes seal mängivad. Kogu, see on nagu, et ma pole siit ära läinud. 5 päeva järjest siin sees on. Vabanda, kas ma... Ei, olge lihtsalt. See oli, Sandril oli nagu see pitt selle hasartmängu kohta, et nagu kõige mõttetum sõltuvus. See nagu ei saa, see hero teeb nagu, muudab su mingit keemiat, nüüd teeb hea tunde, aga lihtsalt nüüd ei olnud see kaart. Vanasti oli vähemalt see, et sa said nagu tõmmata seda ühekäeline bandiit, tõmbad klõnks, et see on mingisugune, see oli nagu selline visceraalne, see klõnks käis, aga said nagu masina ees, opereerisid masinat ikkagi. Ikka haaniline. Pibu. Aha, jäin majast ilma. Pibu. Okei, ja lähen vangi. Pibu. Ongi kõik, et Jah, et kujuta ette, et kui vanasti olid need masinad, siis võib-olla oligi mingit, ütleme, tõepõhja selle võis olla, et ma oskan nagu tõmmata õigesti, et sa niimoodi tõmbad mingi, ma ei tea, mis, ei tõmba täiesti lõpuni välja või natuke mingi nurga alt või ma ei tea, natuke, lööd seda, kallutad masinat ja see on nagu kõik mingi mehaaniline, mingi hammasrattad värgid on, et sa tunned seda hingeelu. Aga nüüd on jah see, et mingi arvuti võtab sulle mingi miljarditest variantidest. Algoritm teab täpselt, mida sa saad või mitte. No see on, sellepärast Jaapanis on hästi populaarne see pachinko, sest seal muidu tegelikult tavaline gambling on ju keelatud. Selline slot machine'id selles mõttes on keelatud, aga seal on siis pachinko ja pachinko on selline, nende see loophole ongi, et nad ütlevad, et see on nagu rohkem skillimäng, sest see on selline, kus sul on siis need pallikesed tulevad, sellised metallkuulikesed ja siis sa peadki saama neis seal kuskilt õigetest aukudest enam-vähem läbi, aga tegelikult see enam-vähem ise voolab. Sa võid lihtsalt tõmbad ka klõnk järjest, sul on siis, et need voolavad niisama, aga sul on ka mingisugune, et jah, okei, sa saad tegelikult seal mingi strateegiat või nagu natukene õigesti seda vajutades ja niimoodi. Ja siis sa saadki neid pallikesi sealt masinast kätte ja siis lähedki ja vahetad siis need, see loophole on see, et siis sa vahetad need piletite vastu ja siis lähed teise majja kõrvalmajas ja vahetad need piletid raha vastu. Ja see on see, kuidas loophole'ist saavad jagu, aga see pachinko vaatas, see on nagu, mina sellest väga aru ei saa, aga see on nende põhiline gambling ja see on nagu suur probleem isegi neil, sest käib see, et seal on see majad on nagu täis, kui rahvas lihtsalt kogu aeg see teebki, sest muu gamblingut ei ole, inimesed panevad oma säästud sinna alla, aga ja see on ka majandusest osas firmad, kes muidu näiteks tegi videomänge, teevad nüüd need pachinko masina, sest see on palju nagu kasumlikum, eks ole. Ja siis head videomängud peavad tegemata nende firmade kohal. See on nii veider, ma kujutaks ette, et videomängutööstus on nagu üle sellest, aga need nagu nii lihtne see teine meelelahutus, et sellel on nii palju nagu seda populaarsust. Jah. Ja see lähebki sinna sellesse, need firmad teevadki, see on üks kindel, see on Bandai Namco peaks olema, või Koei Tecmo, kuramus, ma olen segamini, see on Koei Tecmo vist. Ma piiksutan mõlemad välja, sest see on üks vale, aga sellega Bandai Namco on okei. Koei Tecmo vist. Aga põhimõtteliselt neil ongi see, et neil on kindlad frantsiisid, mis nad omasid, mis on hästi populaarsed ja nüüd teevad nagu nende teemalisi neid masinaid, sest need on need Jaapanis tuntud ka, ja siis lihtsalt teevad neid flashing light'e ja mis iganes ja kõik ja siis on seal mingid omad need
noh, crazy'd asjad juhtuvad seal masina sees sul lihtsalt nagu, et sa saad seda teha, et need plingid ja värvid ja inimesed ongi lihtsalt tundide hommikul, kui lahti tehakse järjekord on ukse taga, inimesed tulevad sisse, terve päev, ja siis päeva lõpus lähevad ära. Järgmine hommik jälle tagasi. Ja need on nagu, kas need on pigem nagu vanemad inimesed või nagu igast? Igast vist on. Ja et ma tean, et Vegases on väga see, et vanemad naisterahvad oma nende nagu lokkis nendega istuvad seal masinate rivide taga, on ju. Aga see on, sa saad seal veeta väga pikka aja. Väga nagu lõbusalt tegelikult selle raha eest, kui sa mõtled, eks ole, sest noh, see nende masinatega saad väheste sentidega mängida, sul on tasuta joogid seal, on ju. Et no Sander rääkis sellest, et kuidas tema põhimõtteliselt mängis seal teatud hotelli eest, lõpuks teenis enam-vähem raha tagasi jookidega enam-vähem. Lihtsalt pani kogu aeg jooki, mängis päeva otsa blackjacki on ju väikeste panustega, no okei, kaotas seal mingisugune $200 kokku võttes, aga need läks, ta läks jookide peale läinud nii või naa. Et kui sa seal hullu ei pane, sa suudad nagu selle lõbusaks endale teha nagu meelelahutusena, et budgetid endale ära on ju, siis see on olemas, aga seal ongi ja nüüd okei, sellest ma saan nagu aru, aga nüüd ongi see, et paljud need mehaanikad, just et mängurluse juures ongi selleks, et saada neid inimesi, kellel ongi natuke nõrkused juures, et saada siis nagu need endale hukkida ja siis nende käest raha välja saada. Et see on see nagu see tumedam pool. Seda kasutatakse väga palju videomängu tööstuses ka tänapäeval ära. Igasuguste nende lisa, et sa saaksid lisa asju osta, on need lootboxid või blindboxid, kus ongi, et sa saad mingi, seal on võimalus ülihea asi saada, aga sa ei tea, mis sa sealt saad, see on random. Ostad järjest kogu aeg klõpsid samamoodi, et nagu neid mehaanikaid, mis on nagu siis hasartmängu maailmas väga populaarsed, viiaks järjest nagu rohkem sinna üle, et saada mängida. Kõige suurem üks mäng, mis seda teeb, on FIFA ju. Ja see on päris probleem, sest FIFA-l on see, et sul on need mängijate igal see, et sa saaksid hea Ronaldo, sa pead ta tõmbama sealt kuskil kaardipakist välja nagu need, sest vanasti olid ka ju hästi popid olid need, ma ei tea, kas kleepsualbumeid kunagi omasid, mis olid need igal aast, kui korral olid mingid mängud suured, siis olid nagu, no filmidega tuli ka vahepeal mingi Lõvikuninga kleepsualbum oli esimene, mis siis välja. Digimoni kleepsualbum suures. Okei. Ma olin vist teine või kolmas inimene Eestis, kes sai Lõvikuni kleepsualbumi täiesti kõik kogutud kokku. Ma mäletan, ma käisin, seal oli eraldi veel firma, kus oli niimoodi, kui sul oli üks kleeps puudu, siis sa võisid minna ja osta selle ühe spetsiifilise kleepsu, siis kui sa said selle tehtud, siis olid auhinnaga. Ja ma mäletan, ma läksin seal, nüüd on seal Õnnepalee kõrval see maja, mis seal on, seal sain selle nagu kätte tehtud ja niimoodi. Siis ma sain veel mingisuguseid, et no ma alati sõltuvustel aldis olnud on enam kollektsioneerimisasjadele. Aga siis oli tean, et jalka omad on tänapäevad nüüd hästi. Paiso vist teeb seda äkki. Aga kas sa mäletad, mis sa said auhinnaks või mis aasta see võis olla? See oli mingisugune 90, ma tahaks öelda 94. See film oli just välja tulnud. 95, 90, midagi sinna kanti. No film ise vist on 92 äkki või, aga Eestis seda jõudis natukene hiljem, sellepärast, et 92 me olime just, Eesti kroon tuli, on ju. Või oli 98? No vaata, meil Lion. Sa pead Lion King original, sest minu telefon on mujal, aga jah. 94 tuli välja. 94 oli jah, okei. No et... 94-95, midagi sukest, sest oli see, ma olin suht väike, ma mäletan. Et kui öelda, et mina kogusin, siis tehniliselt mu vanemad ostsid ja tegid seda kõik, aga nagu ma olin protsessi juures, nagu minu heaks tehti seda. See oleks jah, sa võib-olla, ma ei tea, kas see on võib-olla see uudistes, kui sa Lõvikuningas Karl-Lari Varma kirjutad, siis võib-olla isegi 95. aasta kroonikas. Kuskil see artikkel äkki oleks naljakas. Mul on see olemas. Ja see oli, see uudis tuli, siis oli, mis ajakiri oli? See laste ajakiri oli ja mul ei tule meelde, mis selle nimi oli. See oli üks väga spetsiifiline.
Mul ei tule meelde, mis see lasteaekiri, aga see oli ainus peaaegu Eesti täis olev lasteaekiri too hetk, mis siis oli. Seal oli see kirjas, see võitja nimi. Ma mäletan, see oli mu esimene kord nagu, ma olen nüüd lehes. Ja siis pärast oli, seal oli tihti mu joonistusi oli selles. Siis ma võitsin mingisuguseid kunstivõistlusi vahepeal lapsena, aga sinna see mu kunst on lapsepõlve. Edasi ma sealt ei arenenud. Võib-olla saab selle taas avastada. Kas äkki võis Miksike olla ajakiri? Ma vaatan kaamerasse nagu sealt rahvad ütleb, aga... Ja siin ta praegu ei... Seal ei tulnud siis las olla ja ma arvan, et seda ei olnud, siis ei olnud digiajastu veel. Jaa, see on kuskil mingi raamatukogus võib-olla on see olemas või? Ja võib-olla digiseeritud, ma pärast vaatan, kas ma leian. Jaa. Ja, ma arvan, et see oli äkki Miksike. Või Miksike oli ristsõna vist. Miks oli suur ristsõna ja Miksike oli väike. Tead, mu aju vaat see on see, kui mul ei ole telefoni, et guugeldada üle täpselt see asi. Vaatan, jah. Aga mis see... Aga siis oli, see point oli see, et on need, nüüd on tänapäeva põhilised kleepsualbumid on need jalgpalli. Ja samamoodi, kui sa tõmbad sealt need õiged välja, siis on nagu hea. Nüüd on FIFA mängus on ka see, et sa pead õiged need välja tõmbama. Siis on uudiseid, kus on mingid lapsed saavad oma krediitkaart on kontoga ühendatud ja siis panevadki 10 tonni alla lihtsalt. Järjest tõmbavad neid kaarte välja ja niimoodi. Aga that's it. Pere on tänaval ju. Sellepärast see on kogu aeg ja see on nagu, siis see on see omaette pullimine ka, et kui sul ei ole seda õiget asja, siis sa ei ole keegi niimoodi. See on Fortnite'iga tänapäeval ka teemas veel. Meil kas enam on vahepeal 2 aastat tagasi oli see, et kui sul ei olnud kõige uuemaid skinne ja asju Fortnite'is, siis sa ei olnud keegi. Siis sa kiusati koolis lihtsalt. Mis on ka nagu retse. No eks... Tasodega ei olnud nii. Lapsed leiavad alati mingi põhjuse. Ida küll, jah. Tasodega oli... Jah, see oli see, et mingi krõpsupakkidest sai neid. Siis oli see, et lapsed mingi katsusid neid krõpsupakke läbi. Kõik oli pudilised. See müüja seal leti taga vaatab need. Ja umbes see kaenla all teeb nagu. Ma niimoodi on parem nagu saada seda. Hüppa mingi wrestlingu selle hüppe sinna. No siin vist ei ole. Ärme seda osta. Ei kõiguleme see, et osad oli igas pakis. Siis nad panigi igasse pakki tasu umbes. No cool, aga miks sa ikka edasi käpid nagu seda harjumuses? Ja siis oli see ka, et nende mingi pudelite, kokapudelite all, et kui mingi sümbol siis võidad on ju, siis mingi sõber oli, kes ma katsun ära nagu pealt. Et ma nagu saan aru, kui ma katsun korki pealt. Muidugi. Kunagi ei saanud. Oi, nad on seekord uueks teinud. Jah. Sa näed siit veits, aga sa ei näe jah, siis hakkas mingi koolide või asjadega oli. Jaa. Aga kunagi oli jah, ma ei tea, ma praegu ei ole muidugi jälginud, võib-olla praegu on ka neid kampaaniad, aga kunagi ikka oli see jah, et osta neid Coca-Cola pudeleid ja siis saad mingi uue pudeli või siis kui saad mingi, ma ei tea, spets-sümboli või mitu kokkus võid ratta saada isegi. See oli see hull asi. Need on loodimisega, nüüd nad on läksid ümber, et ostutšeki numbrite asjade peale. Siis ma pakun, et suht palju oli see, kus poodides lihtsalt tüübid läksid, keerasid korgid maha kõikidele ja jätsid need riiulitesse. Siis ma pakun, et seda juhtus väga palju. Sest nagu, ei ole otseselt, sa ju isegi, kuidas sa nagu vargusena seda nagu hakkad siis tegema, vaata. Jaa. No see on see Lasnamäe mindset, et sa näed kohe ära nagu, kus midagi nagu skeemitada saab. Skeemitada, jah. Ei, no selles mõttes sa ei ole elajas, kui seal ei ole midagi, aga siis sa paned selle korgi tagasi, tasutab neid, sa lähedki lihtsalt ära, see ei piiksu ka sult. Jah, seda küll. See oli jah, et nagu... Sa ei saa turvamees kogu aeg panna, seisa kokade ees. Vaata, et nad ei keeraks neid. Ütled, et jah, kui
keegi on, et miks sa selle lahti tegid, siis on nagu okei, ma siis, ma kavatsesin niikuinii osta selle, vahet pole, ma maksan niikuinii. Aga kui see jää vahele, siis korgi tagasi ja lähed välja. Lähed kõrval putkasse, annad selle, et näe, mul on see kork, on ju, paluksin oma tasuta kokat, on ju. Ta võtab vastu, sest tema saab raha selle eest lõpuks koka käest, on ju, või mis iganes. No jah, ma kujutan, et see selle pärast nüüd ära lõpetati. Mingi tüüp sai miljonäriks sellega. Tal on siiamaani skeemitas nii palju ülivana kokat, lihtsalt selles ammu parim enne möödas. Mis on see vintage? Ma praegu rääkisin kellegi idee ära ja siis ta on nagu ta teab me peame Karl jahtima. Ei tea, kus on kõige parem Coca-Cola nagu kus riigis. Sest kunagi ma lugesin, et Mehhikos pidi hea olema, et isegi parem kui Ameerikas, sest seal kasutatakse seda mingit originaalset retsepti äkki või midagi sellist. Mina saan aru, et Euroopa oma on suht hea, Saksamaa oma on ka suht okei vist. Aga lihtsalt erinevus, kuna Ameerika ja Mehhiko, see haip tuleb sellest, et Ameerika kasutab oma seda maisisuhkru vedelikku maitsestamiseks, aga Mehhiko teeb roosuhkruga, päris suhkru ja sellepärast ameeriklased on nagu mind blown, et vau, kui hea see on, sest seal on see suhkur, lihtsalt on see päris, mitte see sama magusaine on ju. Et see on, ma arvan, see suur osa, et ma pakun, et Euroopas kuskil võib olla täitsa head, sest meil on see kõige reguleerituma toidu asjad ju, et siin sa pead tegema head toodet. Oli aeg, kui ma üldse Pepsit muuseas ei tahtnud. Aga nüüd mulle meeldib rohkem Coca. No what? The Pepsi Challenge. Seda võiks mul kunagi teha nüüd. Kas ma ütlen, tuvastan erinevad ära? Seda ma võin öelda, et suhkruvaba Pepsi ja Coca ilma küsimuseta ma olen väga enesekindlalt, et ma ütlen ära. Aga suhkruga Pepsi ja Coca. See võib raskeks minna. Suhkruva panja täiesti teine asi nüüd. No vaat, kus maitsed võivad muutuda elu jooksul ikkagi. Ma ei mõtle, kas on mingi asi, mis sa oled nagu lapsena üldse ei tahtnud ja nüüd meeldib või? Mul on võib-olla mingi tomatiga on mul see. Lapsena tomat üldse ei meeldinud. Nüüd väga hea, aga ei tohi. Muidu hakkan kepiga käima. Et see oli üks asi, mis oli nagu paar lillkapsas. No ilmselt tõenäoliselt jah, sellist tüüpi asjad, mis nagu lapsena nagu stereotüüpsed, mis arvatakse, et lastele ei meeldi. Brokkoli või. Kuigi lapsena väga brokkolit ei olnud menüüs niikuinii. Meil ei olnud ja meil oli lillkapsad. Aga mingist multikatest nägin seda, et brokkoli oli see tüüpiline toit on ju, mis ütlesid mingi iu. Roheline jah. No võib-olla minu jaoks praemaks. Nagu lapsena ta oli siukene nagu aga nüüd anna mulle maksa. Maksa kaste, jam. Jah, väga kasulik. Jaa, mädarõigas ka üks asi. Võiks igale poole panna. Ma sain hiljuti kartuli neid pikad kartulivahvlid mädarõikaga. Kui hea. Mädarõigast. See, kuigi ilmselgelt see, kes seda esimest korda maitses ja nagu ta nime pani, talle ei meeldinud. Sa ei pane muidu mädarõigas asjana nimeks, kui see on see proovi muud lemmiktoodet mädarõigas. Sama, mis panna asjale piss nimeks. Ilmselgelt Matis oli kunagi vett joonud, puhada õlle mees, vaata, ta piss. See vesi, see on nagu mingi kussi. Anna mulle midagi kangemat, promill peab sees, veis piss. Aga mädarõigas on lihtsalt nagu see, et ütlesid selle chat GPT-le, et genereeri nagu kõige ebameeldivam nimi, mille peale saaks keegi tulla. Jah. Põhimõtteliselt sama toode Jaapanis, neile meeldis wasabi.
see enamust Euroopa ja Ameerika osaabit on mädarõigas, kuhu on rohelist toiduvärvi juurde. Sama see nagu, noh, inglise keeles ka mädarõigas on horseradish. Yeah. Okei. Yeah. Hobune on ju. Hobune. Võib-olla tooni pärast või ma ei tea, noh, võib-olla võib-olla hobustele meeldis. No, redi, no cool, aga jah, mädarõigas. No, see on juba võigas. See kriim. Okei, see toode on võigas. Kas me saaksime midagi riimuvat siia? Mädarõigas? Sa saad promotionit. Wasabi. Sest nojah, see on kõige hullem kombinatsioon ikkagi, sest noh, isegi kui seal oleks nagu mäda ja midagi muud või midagi muud ja rõigas, see oleks ikka rõve. Nüüd on need kaks kokku pandud. Jah, kui see oleks hobuse rõigas. Jah, no ikka on veits. No ta on veits, aga ta on nagu, et ta on okei. Või kui ta oleks mingi, ma ei tea, sinirõiga, harilik sinirõigas. Või harilik valgerõigas. Sa oled nagu, et okei, no ta ei ole ilmselt kõige parem asi, aga ta on okei, rõigas. Või kui ta oleks, mäda juba mäda on tugev see mädaporgand. See on ikkagi rõve, vaata, mädakurk, mädakartul, mädapeet, nagu kõik, mis sa paned sinna, mädaregiski on ja sa oled nagu, tegelikult see on juba mäda, me ei söö seda, aga tahtsid kindel olla, et keegi seda mädarõigas. Mädapiss. Mäda päris sitt. Ära seda söö on toote nagu asja nimi. Aga ülitervislik. Tahaks näha seda mingit vestlust vanasti mõisnikun ja nüüd me paneme seda uut toodet. Aga sa mõtled seda mädarõigast. Vaata, mis sa ütlesid selle kohta? Kuidas kohalik maarahvas seda kutsub? Mädarõigas. Ahah, teeme siis hernepõllu hoopis äkki. Ja, sulle 15 piitsa hoopi selle eest. Sa tegid minu elu halvemaks selle infoga. Piitsutage, kui ta selg on vermel. Sellest saigi mahtra sõda algus. Siis määrigi sinna mädarõigast peal. Noh, meeldib või? Ei, ilmselgelt ei meeldi, selle nimi on mädarõigas. Mis arvad, et mul lahti selle haavane määrimine teeb seda parema? No sinepi plaaster ju meeldib. Miks mädarõiga palsam pole sinu tee? Kunagi mul arst käskis, mul oli mingisugune, ma ei tea, peanahaga mingi teema, punane, rant oli igal pool, siis pidi tõrva šampooniga seda pesema. Ja nagu oligi must, nagu tökatine, pidin sellega pesema. Ma kujutan ette, et see mädarõik ja palsam on mingi sarnane tool. Lihtsalt teeme selle võimalikult rõve. Kõik ihuhädad ära. Aga kas tõrva šampoon, kas see oli nagu kuskil nagu niisama poes müügil või see mingi spets pidi? Ma pidin vist retseptiga seda ostma. Öeldi, et minu meelest oli. Et mine kuhugi, kus tee-ehitus käib ja mine selle minu pista lihtsalt korra sisse. Mida? Võib-olla, või see ei olnud retsept, aga see oli kindlalt apteegi toode. See oli nagu must ja see lõhnas rõvedalt ja ma pidin sellega väga palju pesema ka. Aga töötas. Nagu korras oli tegelikult mingi nädalaga oli fail. Et ma ei tea, mida see tõrv tappis seal, aga midagi see igatahes tegi. Kuule, kui sul on ka kunagi nagu tundud, et hoi, siin võib-olla juuksed midagi, siis pane leia tee-ehitus ja pista pea korra sisse ja korras. Nüüd on mingi uus trend, tuleb lihtsalt suvel kõik need teed-ehitused. Iga kord on inimesed lihtsalt auto peatub, keegi teeb klõnks, kasulik, Karl ütles. Uus TikToki trend. Kõik on see meil teed-ehitused lähevad kõik üle eelarve, sest materjali lihtsalt jääb väheks. Inimesed varastavad, panevad pähe. No tõenäoliselt, mis on see, et inimesed teevad seda, siis tõmbavad ja terve skalp jääb sinna maha. Juba kõvaneva tõrva selle sisse, asfalti sisse. Ai!
me peame uue kihi panema, sest me ei saa lihtsalt kogu aeg see veresegune, lihtsalt verenaha segune tee. Ja see on see spets Eesti tee-ehitus. No, see on nagu fantaasiakirjandus on hästi populaarne see, et pannakse, et terve tee on minu vaenlaste kontidest tehtud või midagi siuke. Terve tee on nagu TikTokkerite Skype'idest lihtsalt. Ei! Kui sul ka oleks lihtsalt arst enne öelnud, et seda, kas oleks tõsiselt läinud. Okei, enne kui sa lähed, kui tuleb meie juurde, enne kui me siirida, mida teeme, et siis sul pead ehitusplatsi leidma ja siis pane nagu korra tee. Kord nädalas vähemalt siuke, pane pea sisse. Ma oleks nagu, et no, tema on ekspert. Okei, sa ikkagi usaldad. Ju siis. No, tema nime ees on doktor. Teeme seda doktorit. Küsin, noh, võib-olla peaks guugeldama, ega ta ei ole nagu sponsoreeritud piigtõrv. Piigtõrva see. Vandenõu. Siis hakkaski seda uurima, siis oleks see rabbit hole, kus sa lähed nagu süvitsi sinna, siis varsti tuleb 5G ja mis iganes ja siis varsti oledki seal kuskil Toompea ees. Sellepärast, et paned pea tõrva sisse korra. Ja siis ta on veel, et ai, määrika näkku ka. Mida? Ei, nagu kui sa tuled blackface'is. Mida? Ei, see on vajalik osa protseduurist. Kas sa oled kindel? Kelle nimest doktor on? Ta on nagu, sorry, okei, ma siis blackface'in, kui see on osa operatsioonist vajalik. Ja, sa pead näkku määrima ja laulma. Ja ütle neid sõnu. Sa olen seda, mida? Miks need kõik tähega algavad? Kas praegu see on punkt või? MTV-dki ei ole enam, miks te mulle seda teete? Siin on Everybody laulusõnad. Ma joonisin alla selle osa, mida sa pead laulma. Sa tõenäoliselt võid juba eeldada kumb. Ma teen selle Tanel Padari soengu. Mul on olemas nii, et sorry. Sa pead olema Dave. I'm sorry to say. Nii, püsi enam-vähem tagasi ühiskonna poolt aktsepteeritavatele tasemel. Veits tõrva kasutama, et seda stiliseerida. Rääks üks mul kena kopa täis või käpa täis tõrva praegu saaks. Oleks nii palju. Hoiab juuksed kenasti niisutatult. Ja ravib. Millest keegi ja kõigest. Ja soeng püsib väga kaua. Öösel tuleb nagu flaber, kõik koondub. Teeb pahandusi. Võtab see üle kontrolli. Meil oli kunagi üks sketš, mis me kirjutasime. Kui me alguses tahtsime teha sketši nagu sketši saadet, siis meil oli, see on 10 aastat tagasi umbes, siis meil oli üks sketš, meie nimi oli Persekala Paavo. Kus oligi mingi tüüp akvaariumist, mingi kala ronis talle perse. Ja siis võttis ta üle võimust. Ja tegi mingi mõrvu ja värke. Aga nagu päeval aitas seda nagu ratatouille, aga siis öösel tegi kohutavat sitta tema kehaga. Ja ma lihtsalt mäletan Persekala Paavo. Ja ma rohkem ei tea selle sketši. See on kuskil kirjas. See kõlab jah nagu, et tead, kui näiteks Raido vaatab seda skriptist, on nagu, kuidas me selle ära filmime. Ja, see on meie enda tujurikku. Esimene sketš Persekala Paavo. Siin tuleb tõenäoliselt palju praktilisi efekte CGI-d. Ma ei ole kindel, kas see on nagu meie eelarves. Kes teist Paavot mängib?
ongi lihtsalt Tänni nägu minu persest. Method acting. Tän tuleb sinu persest välja nagu see Jim Carrey seal Ace Venturas. Aga siukse kuldkala selle prosteetika teeme talle ka, et ta peab nagu see nõuab palju talenti see prosteetika osakonna poolt. Ma mäletan, et meil oli plaanis niimoodi teha, et see on nagu, et persekala Paavot on ainult näha varjust, nagu seinavarjust rääkimas. Okay. Nagu et on näha seda urvitavat meest ja siis nagu poolikut kala. Me tahtsime saada ideaalis vist mingisugusele, mis need seina peale käivad, need laulvad kalad olid omal ajal. Et nagu see on siis nagu persest nagu räägib, et ta maigutab suud ka. Ja siis saame sõnu samal ajal panna. Sa tapad ta, Joonas. Ma ei tea, mis Joonas, aga jaa. Muidu ma leian uue perse endale. Ja see on magusast korporatiivtööst ilma. Aga siis jah. Kui investorid on, kes tahavad, et me persekala Paavot teeme. ETV millegi pärast ei võtnud vedu. Me kunagi esitasime selle ka, ma ei mäleta kellele, see oli päriselt keegi tahtis teha ja siis me andsime kõik need sketšid vist. Ja millegi pärast see projekt ei läinud. Seal oli teisi sketše, mis ma ütlen, olid võib-olla parem. Aga persekala Paavo. Millegi pärast see, kellele me sketšid andsime, siis tal pärast seda läks firma pankrotti. Naine jättis maha, ema jäi auto alla mingi. Kõik mingi halvad asjad juhtusid. Andsime edasi selle temale. Pärast selle mingi sketši läbilugemist telefon helise, sest ta võttis vastu, siis tuli 7 days. Kui ta blib. Neetud sketšid. Peaks jälle kunagi proovime kunagi mingit sketše teha jälle. Fun, iga sketšid on fun. Persekala, selle originaalstsenaariumi. Ainult jah, me peaksime nagu originaalid, seal oli, minu meelest oli väga häid sketše ka. Aga kas see oli nagu idee või see oli nagu stsenaarium ka kirjutatud juba? Persekala ütleb. Too oli vist isegi natukene välja kirjutatud juba. Mitte nagu full sellesse, aga jah, mingid asjad oli kirjutatud küll. Et ma mäletan, millegi pärast me läksime lihtsalt riffisime sel teemal. Et seal võiks nagu, võib-olla isegi mingi cameo saada, vaata, et persekala on mõni Eesti kuulsus. Ivo Linna rääkimas. Ivo Linna häälega nagu. Sest see on hääle roll ainult tegelikult. See oleks väga hea. Persekala, sketš on ja kõik on nagu... See oli Alar Karis praegu. See oli meie president praegu rääkimas seda või? Ei saanud ju olla. Ei saanud olla ja pärast vaata tiitrit. Oligi. Holy shit. Iga kõik. Persekala on nagu oma, vaata kui mõne tegelasel on oma nagu theme song. Et siis iga kord, kui persekala tuleb stseeni, siis on mingi Ivo Linna laul. Olen nagu sang. Tuleb iga kord see. Olen nagu kala perses. Ja ta on recurring character. See oleks päris hea. No me peame nüüd ära tegema selle. Nüüd see on juba sitcom. Kus on persekala Paavo. See on ilmselt midagi Mighty Bushilikumat sitcomi, aga nagu jah. Crouton. Samas, Sopranodes oli ka, oli see mingi Big Mouth Billy Bass. See kala, kes laulab.
ja siis Tony Soprano nägi mingi tunded, et tema mingi sõber Big Pussy, kes oli rott nii-öelda, et FBI-ga tegi koostööd, tapsid ta ära ja siis ta nii-öelda sleeps with the fishes ja siis Tony nägi unes, et nagu kala selle mingi, mis iganes turuleti peal hakkas temaga rääkima nagu Big Pussy häälega ja siis pärast keegi kinkis talle selle mingi Big Mouth Billy Bassi, siis hakkas nagu laulma ja vaatas talle otsa, siis tal oli mingi paanikahoog. Jaa. Sügav, nii et noh, kui niuke selline üks tõeline šedööver nagu Sopranod on kasutanud sellist asja, siis miks meie ei võiks? Miks mitte? See ei ole ju labane. Me isegi võiks öelda, et me tõstame sellele teisele tasandile. Me arendame seda edasi. See pole lihtsalt laulev kala. Persekala. See pole mingi paelus. See on persekala. Ja paelus Paul on päris elab Harimeti sees. Aga persekala Paavo. See ongi tema komedi edu saladus. Kui meil oleks vaja, siis me saaks panna persekala Paavo pajatused. Kus ta siis tema on see, kes teeb kokkuvõtt. Nagu seal recap'i eelmisel episoodil, mis oli. Ja siis ma olin seal. Ma olin Joonase perses ja nägin kõike pealt. See on see persekala osades. Üle 20 aasta taas tagasi avaliku ja Baari Paavo. Kogu aeg. Et me ei taha elu lõpuni Baari Paavo nagu olla. Et tahaks, et mind mäletataks muude asjade pärast ka. Tulebki võtta väga erinev nagu roll. Ja väga teistsuguses, sest ma tundsin, et persekalana ma saan olla, kes ma tahan. Ma saan kõik olla. Persekala ei olnud nagu raamistatud karakter. Tal oli, mul anti suht carte blanche, et teha mis tahta. Ja ma arvan, et ma viisin persekala Paavo uutesse tasanditesse, uutesse kodudesse ka. Ja siis ongi konventsioonitel kõik on persekala Paavo kostüümides. Kõik on nagu mingi, hiljuti oli vist, keegi näitas mulle TikTok'i sellest, kus oli see, mis on see Pitbulli kontsert oli. Ja siis kõik oli bold cap'id ja prillid ees nagu, ja see samamoodi meie konventsiooni kõik on kellegi perses. No tähendab kellegi selle kala nägudega nagu. Ikka nagu, kuidas sa valmistusid selleks rolliks? No, ma käisin scuba divimas. Käisin sukeldusid. Vaatasin väga palju perseid. Nagu vahenditega. Nagu ei vaatanud lihtsalt perseid, sa vaatasid selle mingi arsti mingi visiganes. Oli perse sisse vaatas, kuidas seal sees oleks elada. No siuksed nagu... Kui ma oleks kala. Ei, ma ei ole väga krõõda minema. Seal on nagu need salatitangid. Ma lihtsalt nagu, et mis sa salatitangid, võt. See on huvitav, sest perse söömine ju, selle üks nimetusi on ju toss the salad. Jah, see salatitangid on kõige räpasem tööriist. Kogu majapidamisest tuleb välja. Nagu ma mõtlen räpane, ma mõtlen nagu üleannetu. Noori. Noori ja nagu filthy. See oli see termin vist tuli see üks Chris Rocki bitt ka, et see oli mingi HBO Prison Special kunagi, kus mingi tüüp rääkis nagu, et vaata, muidu sa ei tohi telekas näidata mingi nagu, et sa võid vanglad näidata ja nagu rääkida, et siin on nii karmid tüübid ja vägivald on ju, aga kõik see nagu mingi seksuaalne värk, mis seal toimub, nagu see mingi duši vägistamised, mis iganes. Seda ju sa ei saa näidata tavatelevisioonis, aga HBO-s, kuna see on nagu, seal on kõik lubatud. Ja siis oligi, kus mingi tüüp rääkis, et kui mingi uus tüüp tuleb, make him like eat my ass, that's like, it's called toss the salad. Ja siis rääkis midagi, et sa võid panna sinna mingi siirupit või moosi peale. Midagi, ma täpselt ei mäleta, aga võite otsida pärast Chris Rock
tostasalad. Ja siis jah, tõenäoliselt leiate Chris Rocki biti ja siis selle originaalklipi ka, okay. mis on mingi 90ndate HBO Prison Special. Oh, wow, okei. Ma ei teadnud seda, et see termin on. Ja. Ma õppisin midagi praegu. Yeah. Tostasalad, okei. No siis on jah, salatitangid ja. Jah. Järelikult seal on midagi loogilist. Sest isegi ei teadnud seda, aga sa jõudsid sama nagu... See on nagu see, Madagaskaril ja Austraalias paljud nagu liigid on sarnase evolutsiooni teinud, on ju, et see sama niši täita. Yeah. Minu selles on ka praegu lihtsalt nagu, tead, salatitangid on perre selle vaja. Ma muidu ei see. Yeah. Etikett peab olema. Yeah. Õige tööriist. Kui ma tulen sinu juurde koju ja ma näen, et sul on salatitangid, ma tean, et sa oled räpane. Ma tean, mis siin majapidamises toimub. Yeah. Ja ma kiidan heaks. Ma judge'in aga väga hästi. Sa saad 5+ hindi. No... Teised lihtsalt mõtlevad, et nad on väga tervislikud sööjad. Ja ma olen siuke, sa räpar. Yeah. Ja lähengi mingi vegani juurde. Kes põhiliselt salatitangid, Yeah. Ma eeldan, et tema jaoks see salatitangid on sama tähtis kui lihatermomeeter, vaata. Ja siis ma olen kohe nagu, kas täna kasutame salatitange ka, või ta on nagu ilmselgelt ja siis. See flash cut, kus politsei viib mind ära, käed on selja taga, ja ma olen nagu, ei ta ise mida ta muud selle all mõelda sai, see on ainuke viis, kuidas neid asju kasutatakse. Yeah. Samas see vegan võib-olla mõtleb vastupidi, et oled lihatermomeeter. Me kõik teame, kuhu see läheb. Ja vaatame, kui kuum on. Yeah. See siis. Jah, see on jah, hea point sul. Ei selles suhtes kõik asjad võivad perse minna, kui sul on piisavat motivatsiooni ja tahtmist ja pealehakkamist. Ja julgust. Jah. See vana ütles, et everything's a dildo if you're brave enough. Millega ma nagu ka, ma ei ole päris nõus, aga enam vähem. Ja võib-olla, et if you're dumb enough. Dumb enough, ja. See on pigem see, see on raske kindlasti, kui sa töötad selles meditsiini osakonna, hädaabis on ju. Ja siis ta mulle kukkus sisse. Nagu, jah, okei. Ma libisesin. Jah, muidugi, jah. 4. kord sa nädal libisesid. Yeah. Ma olen kohmakas. Okei. Mis see seekord on? Plastikmõõk. Okei, ja. Lähme siis jälle. Tšau, jälle mina siin. See on jah. No samas see, nad teab, aga see on ka see, miks sa tol hetkel valetad? Sest see on nagu, kõik, sina tead, et nad teavad, nemad teavad, mis juhtus on ju. Jah. Ei, ma kukkusin 4. korruselt redeli pealt alla ja see ketšupi pudel lihtsalt läbi pükste läks mul otse perse. Jah. See on see tsiviilsuse, mis on see illusioon või... Ma ei tea, mina ütleks. Et kui kõik hakkavad välja ütlema, siis ühiskond variseb kokku. Ja ma oleksin ohtlik ühiskonnale, kui ma välja ütleks, jah. See. Mingi fassaad on nagu ilma milleta, ma arvan, ühiskond lihtsalt laguneb. Ma ei tea, anarhia ja stiihia. Ja ma oleksin selles esmaabis on ju, nad on, et okei, kas sul on keegi lähedane ka kaasa, siis ma panen oma vaifu paida, võtan jah tema. Ja nad on nagu, okei, nagu paneme ise siis selle tänava põlema. Siin on mu vaifu baasi. Ja, see oli sul eelmine nädal perses. Kuidas seda nii puhtaks?
ju särab. Yeah. Ja siis pae välja Prisma keemiline puhastus. Küsimusi ei küsi. Pavel ei küsi, kui see oli ise viieka. Lähed persest tulnud asjad, verised asjad. Kuulihaab mingi. Ta õmbleb kokku ka, kui vaja on. Nii riideid kui vajadusel sind. Lükkad veits lisa mingit 20 euro, sest davai, tule. Nurga taha sinna, õmblen sind ka kokku. See üks lemmikstseene John Wicki esimesest filmist, kus ta läheb sinna, ta on valge särk muidu täiesti lihtsalt verest ligunenud. Küsib, et kui hea on teie keemiline puhastus ja see ütleb, keegi ei ole nii hea. Nagu nobody's that good, sa ei tea lihtsalt nagu see tilgub verest. Mul ema oskas väga hästi verd välja saada, mis oli nagu üllatav. Ma ise ei oska nii hästi enam, aga ma ei tea, mis trikiga tema see. Ma lihtsalt, sest mul kogu aeg juhtub midagi, kus ma nagu veritsen särgi sisse. Tavaliselt mingi tapad putuka ära või midagi sükust, aga või mul on komme ennast roostest naeradega külge. Nagu, kui ma ütlen komme, et mul on komme ennast roostest naeradega vastu vigastada, siis nagu mul juhtub tihti mitte nagu see, et see on traditsioon ja iga kord tere, siia majja kustuti sisse ja iga kuu esimesel teisipäeval. Ma pean ennast päris. Aga sellepärast võib-olla ma olengi nii, keha veel kuidagi toimib sellepärast, et mul on see bloodletting. Tegelikult küll, jah. Niuke. Kuidas ütled tahtmatu bloodletting või nagu. See on isegi natuke kasulik tänapäeval, vist ju. Puhtalt sellega, et see, mis on need osad need forever chemicalid, vaata, mis verre sul lähevad. Mis ongi need, mis tavaliselt teevad siis vett hülgavaks asju. Need keemia, mis on need PTG või mis iganes, need kindlad plastikud on, siis on kõige rohkem tuleb mikropopcornist, mikroline vahe popcornist. See on, kui sa seda teed, siis see nagu sealt saad see palju. Need on niisugune, mis kumuleerub sulle kehasse ja siis tekitab erinevaid terviseprobleeme. Aga kui sa nagu vist verd kaotad, siis need lähevad koos verega välja ja su keha genereerib siis uut verd, seda ei ole. Et see on huvitav, kuidas sa oled nagu läinud, sa oled leiutanud uue asja ja nüüd sul peab olema vanaaegse probleemi kasutada seda nagu lahendada. Ja. Siukene, varsti ongi, me olemegi jälle kaanide juures tagasi niimoodi. Kaan vist vahepeal suskad ennast natuke. Jah, väike lihtsalt, jah. Kiire veeni niuke. Robotoomiad saavad populaarsemaks. Ja inimesed on kõrini sellest stressirohkest moodsast hassel ühiskonnast, siis lihtsalt võtke mult ära. Ma saan ju enamust teleseriaale edasi vaadata ka juurviljana. Arst on nagu tehniliselt, jah. No aga siis, milles küsimus? Lõika tükk ära ja pane näosaade käima. Ma otsisin just seda õiget ja sa leidsid selle õige saate kohe nii kiiresti. Ta isegi näosaate publikusse kohale. Äpkist teie per lai. Ja, siis kõik on nagu lobotoomia saanud. Ja kõik on kõige rohkem kaasas publik üldse. See, kes see rahva ülest küttis nagu au! Ja siis kõik on nagu Arletis korra ja nüüd aplaus! Kui nagu nii sooja publikut pole ei olnud. Kõik on lihtsalt, pärast peab mopiga selle ila ja saama sealt maast ära ja ongi telekuld. Produtsent on mingi, Arlet, sa olid täna nagu on fire ikka. Ja noh, üks publik oli ka mega. Huvitav, kas Arletil on ka kunagi see, et nagu ta teeb selle ära ja siis öeldakse, okei, väga hea oli. Ja siis ta on samamoodi nagu koomikud, nagu ei tegeta täna sitt, vaata, lihtsalt publik lihtsalt tegi õnneks. Minul oli sitt. Kas ta huvitav kunagi seda ka?
ma tegin aga ma ise ei uskunud seda. Ma olin seal, pane! Kristjan! Ja tegelikult nagu ma ei olnud, noh, ma olin ju fake. Ta on ise ka, aga rahvas on ka. Selles ei olnud tõde, selles ei olnud hinge. Okay. Ja ma arvan, et rahvas produtsent, ei, rahvale meeldis, rahvas ei saanud aru. Nad ei saa väga millestki aru. me lihtsalt, ega nad on öösel ka siin, me oleme siit tuleb kustu ja siis istuvad selle, siis hommikul jälle tuled. Nad on, aga ma vaatan, et me oleme tunnikese juba teinud ka. Et siuke test-episood. Saame teada, et kui, mis me pärast tuleb välja, et on sitt mingil põhjusel, siis me oleme raisanud kuldmaterjali, seda ka ei saa ju. Seda küll, see on õige. Et vaatame, kuidas on, aga jah, loodetavasti see kogu see setup on siis selles mõttes mobiilne, et me saame ükskõik kus teha, sise välisruumis, suvetuuril, enne ka võib-olla, pärast ka vaatame. Ja siis nii ongi, ma saan teha lõpuks selle episoodi, kus ma loomaias käin. Saan vaadata loomi. See ongi kõik. Okei, aga nagu külapoe müüa on, enne seda, kui ma külapoe müüas räägin, siis suvetuur.ee, võtke suvetuuri piletid endale ära, mida kiiremini võtate, seda parem on. Ja siis saamegi nagu... saame järgmised show'd nagu ka panna üles, kui selleks huvi on. Suvetuur. Aga huumoriklubi.ee seal on sama. Ka. Suvetuur.ee viib sind huumoriklubi.ee-le. Sellepärast ma nägin, suvetuur.ee, selles mõttes sama lehegi. Üks suunab teist lihtsalt. Aga selles suhtes küll, et ütleme näiteks, kui meil on mingi 3 Pärnu päeva, siis tasub nagu ma arvan ära osta varakult, et muidu on võib-olla see, vaata, mitu päeva on ja siis jätad võib-olla viimasele ja siis viimane on välja müüdud ja siis on veits kahju. Ja, Tallinnaga on sama. Tallinnas meil on 2 päeva praegu ja kui need välja müüvad, siis me peame lisakaid juurde leida. Aga hetkel meil on Salme kultuurikeskuses ja see aasta meil on terve suur saal. Et ei ole seda ees lava enam, seal on nagu kohti natukene rohkem, mis on hea. Ja nüüd on 2 õhtu, augustikuus, 5.6, 7. lendan välja Eestist. Aga nagu külapoe müüa on vaikselt rahulikult saatuse telgiga jännates aja magamiskoti märjaks teinud, sest tal koti sees lihtsalt nagu, tal hästi palju algsi kaasas, siis ta kavastas ikka nagu korraliku, kohe on tulemas ju tegelikult ka meil siin jaanipäev ja sellega seoses ka Pühajärve ja kõik muud asjad, siis tal oli hästi palju algsi kaasas, kõik läks magamiskoti peale ja nüüd ta on märjas magamiskotis. Nõnda on ka tänane episood läbi saanud. Mina olin nagu ikka Karl-Laari Varma ja minuga siin stuudios nagu ikka Ardo Asperg. Hõissa, hei! Hei hops, järgmine kord kohtume kuskil, mis ei ole stuudio. Ciao!